tulemast Life Keskuse podcasti episoodi number 2. Minu nimi on Kristo ja oleme taas kord jälle Tallinna filiaalis. Jätkame mini-podcasti episoodidega, kus siis toome teieni Life Keskuse sisekultuuri elu läbi terapeutide silmade. Ja minuga ongi täna siis üks särtsakas naine, kes ei löö risti ette mitte millegi ees, ning tema peamine moto on elu peab olema fun. Ülle Toome. Tere! Ülle on siis MER biofeedback teraapia liigi looja. Ta on Life Keskuse kaasasutaja ning muidugi ka MER biofeedback terapeut. Räägime siis Üllega täna sellest, et kust sai see MER biofeedback alguse, millised on tema kogemused nii isiklikus kui ka klienditöö perspektiivis ja vaatame, mida toob ka tulevik. Tere tulemast, Ülle! Tere tulemast! Sa oled siis meil MER biofeedback teraapia liigi looja. Tänu sinule me üldse siin istume. Pakume mitmetele tuhandetele klientidele igapäevaselt väärtust, toetust nendel teekonnal. Kas sa saaksid natuke lähemalt rääkida, kus see kõik alguse sai, et kuidas sa üldse siia jõudsid? Mis sa varem tegid karjäärialaselt siis? Mina alustasin juba väga noorelt ja aastal 1987 siis ma lõin oma kooperatiivi ja kooperatiivi nimi oli Bell ja Bell siis tootis Eestis siis sel ajal küünelakkeja, lauvärveja ja hiljem ka naturaalseid kosmeetikatooteid ja tegelikult siis sel ajal kõik tooted läksid Venemaale, kuna Eesti oli liiga väikene turg. Ja siis aastast 1993, et oli siis firma Varmakon ja Varmakon tegi siis sel ajal ka tooteid Bellile, just mis puudutas kreeme ja ihuhooldust ja siis nad soovisid Varmakoni sulgeda, aga ma sain aru, et kui nad Varmakoni sulgevad, et siis mul ei ole kohta, kes toodab mulle kreeme. Ja siis ma tegin otsuse, et ma võtan Varmakoni üle. Nii et ma võtsingi Varmakoni üle siis koos Varmakoni töötajatega ja siis me alustasime siis naturaalsete nahatoodete tootmist. Kas sa lihtsalt küsisid, et ma näen, et teil on nagu tootmine hakkab nagu läbi saama, ma võtan teil lihtsalt üle? No seal oli ikkagi selles suhtes, et siis sel ajal Varmakon tootis oma tooteid apteekidele ja mis oli siis naturaalsed ekstraktid ja tinktuurid ja lahused ja salvid, aga siis Eesti iseseisvul ajal, et siis kõik apteekid said vabaks, ehk siis kõik tahtsid saada välismaa siis ravimeid ja keegi ei olnud enam huvitatud naturaalsetest toodetest, et siis see viiski siis Varmakoni siuksest seisu, et nendel oli valida, et kas nad nüüd lõpetavad oma tegevuse või mida nad teevad ja siis nad pakkusidki alguses siis mulle seda, et kas ma võtaksin selle üle ja ma olin nõus selle üle võtma ja sain ka samal ajal aru, et mul ei ole piisavalt tooteid, et ma saaksin selle siis firma viia sinna kasvu. Nii et ma siis sel ajal, kui ma ta üle võtsin, et ma sai Varmakonile tehtud juurde ka 30 erinevat toodet. Nii et ma ise olen olnud siis kõikide toodete autor nii Bellis, kus oli naturaalkosmeetika tooteid ja siis hiljem ka naturaalne naha- ja ihuhooldustooted. Et tegelikult ma olen olnud looja, et ongi siis naturaalsete toodete looja, see on pakkunud mul nagu põnevust. Ja kui mulle öeldi, et midagi ei ole võimalik ka Vene ajal, et siis ma tõestasin kõikidele, et on võimalik. Ja on võimalik leida tooraineid ja on võimalik leida spetsialiste, kelle abil ma saaksin oma tooteid teha. Ja loomulikult Varmakon oli mul suur väljakusse, seepärast et eelnevalt oli mul väga lihtne, et kõik tooted läksid Venemaale, nii et mul ei olnud üldse müüki Eestis olemaski. Aga kui ma Varmakoni üle võtsin, et siis oli see juba Eesti iseseisvus. Ja siis tähendas seda, et mul kogu Venemaa turg oli kinni. Ja siis ma sain ka aru, et mul ei ole poes mõtet oma tooteid müüa, et mul on vaja teha oma müügipunktid üle terve Eesti erinevatesse suurtematesse kaubakeskusesse, et on vaja palgata oma müüjad ja välja koolitada, et nad müüksid ainult minu tooteid.
ehk siis kokkuvõttes jah, see oli väga suur ettevõtmine, et ma alguses nagu ei saanudki aru, et kui palju see siis hõlmab minu aega, aga siis aastal 2000 siis see lõppes sellega, et ma põlesin läbi. Ja eks loomulikult mu eelnevalt mu keha ütles sellega, et liiga palju, aga ma ei kuulnud seda ja ikkagi ma jätkasin seda ja siis läbipõlemine tegelikult andis mul märka päeva pealt. Ehk tähendab siis päeva pealt sõnaga tekkisid mul siis ärevushäired, paanikahood. Ja siis, kui ma jõudsin ühe vanema arsti juurde, siis ta lihtsalt mulle teatas, et ma olin liiga palju ette võtnud. Olin üle endanud siis oma võimeid ehk ühe päeva jooksul olin soovinud siis ära teha 2 päeva asjad ja siis ta lihtsalt teatas, et mu neerupealsed on läbi põlenud, et nüüd ma pean võtma arvestades, et neerupealsede taastumine võtab mul vähemalt aasta aega. Ja siis ma tegin ka oma otsuse, et okei, et nüüd ma pean, et ma ei saa enam oma firmat selles seisus juhtida, et ma pean liikuma edasi ja puhkama. Ja siis ma otsustasin, et Eestis ma puhata ei saa, kuna ikkagi, kui ma oleks Eestisse jäänud, siis ikkagi oleks olnud mul telefonikõned ja 24/7 ma oleks pidanud lahendama oma probleeme siin, firma probleeme ja nii edasi. Ja siis ma saingi nagu aru, et mul on vaja Eestis välja liikuda ja samal ajal siis mul sõbranna soovis samamoodi minna Ameerikasse ja siis ma otsustasin, et ma lähen Ameerikasse taastuma ja me kohe valisime ka Florida. Me leidsime, et Florida on siis selline päikseline koht, kus oleks nagu väga hea taastuda. Et sellega siis lõppes mul selle Eesti osa siin. Võtsid kohvrid ja läksid esimese lennukiga? Jah, ja nullist, sõnaga, nii et hirmu ei olnud, et sellest oligi, et okei, et lihtsalt lähme avastame ja vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Ja me läksime ka niimoodi, et ei olnud meil ühtegi tuttavate eest, et me alustasime täielikult nullist. Okei, ja kuidas see kogemus oli? No see loomulikult, jah, see esimene aasta kogemus oli nagu väga huvitav, kuna meil inglise keele oskust nagu eriti ei olnud. Siis oli väga palju selliseid väga huvitavaid situatsioone, kus pidi käte ja jalgadega vehkima, et ennast arusaadavaks teha, aga siis me jõudsime ka selleni, et tuleb minna inglise keelt õppima ja siis Ameerikas siis oli see võimalus, seepärast, et seal oli siis koolid, kus siis õpetati inglise keelde, nii et tegelikult see esimene aasta oleks nagu aega inglise keele õppimiseks, et see oli siis nagu puhkusaasta. Ja samal alal siis ka Floridas olemine ja nautisime siis seda päikest ja vetke. Väga lahe. Ma saan aru, et seal oli siis võimalik niimoodi, et keegi oli siis eesti keele õpetaja seal, kes siis õpetas inglise keelt. Ei olnud, see oli väga suur väljakutse, seepärast, et seal keeleõppes oli siis erinevatest maadest inimesi, põhiliselt ikka Mehhiko, oli ka Aasia ja oli ka venelasi ja ukrainlasi ja mitte keegi õieti seal inglise keelt ei osanud. Aga siis nagu õpetades väga vahvalt, et alguses me peame tegema sellega, et osata ennast väljendada käte ja jalgadega ja nii edasi. Nii et tegelikult me saime seda esimene aasta, see inglise keele õppe oli nagu meile nagu teatrikool, seepärast me õppisime ennast väljendama. Ja see tuli nagu läbi huumori, nii et ma olen väga tänulik, et kogu see seltskond ja kõik oli niimoodi, et ta julgustab. Et eestlane on ikka niimoodi, ei taha ju nagu valesti rääkida ja tunneb ennast ebamugavalt, aga seal võeti kõik need ebamugavused ära. Et seal lihtsalt öeldi niimoodi, et te peate ennast arusaadavaks tegema, et isegi siis, kui te keelt ei oska. Et see oli väga huvitav väljakutse. Väga hea kogemus ka oma ette. Et kui muud moodi ei saa, siis kehakeele ikka saab. Ja see oligi väga humoorikas, sest et tavasituatsioonis sa ei või seal käte jalgadega joonista, et arusaadavaks ennast teha, aga seal oligi siis nagu, oligi see vabadus suhelda nii, nagu sa oskad. Jah. Ma saan aru, et siis, kui te USA-sse läksite, õppisite seal keelt, kas siis selle esimese aastaga puhkasite, nautisite lihtsalt elu? Jah, oli nagu sisseelamine, seepärast, et kõik asjad olid nagu väga uued ja siis oligi nagu, et me püüdsime sinna siis, ütleme, sinna kultuuri ja sinna sisse elada,
et see loomulikult võttis nagu väga palju energiat ja iga õhtul siis me tegime sõbrannaga kokkuvõtte päevast ja me naersime, seepärast, et oli väga humoorikaid situatsioone, kus me olime siukses tobedas olukorras ja kus meid kaastundlikult vaadati, et mingisugused hullud on kuskil Eestis tulnud. ja kaastundlikult püüdsid meid aidata. et see oli nagu väga huvitav. Okei. Ja kas sellest läbipõlemisest siis taastusid? See aasta oli ikka, see oligi siis nagu see taastumise aeg, et seal ma õppisin ka elu nautima, seepärast, et eelnevalt oligi, et mul elu oli töö ja kohustused ja seal tulid nagu see teine osa juurde, nii et ma sain ka aru, et elu ei olegi töö ja kohustused ja ei olegi vaja kellegile tõestada, seepärast, et ma ise oletan, nii nagu noortel inimestel on ka vaja kõikidel tõestada, et sa oled kõige parem ja targem ja edukas, aga vaata, kui sa läbi põled, nagu minagi läbi põlesin, et siis kadus tõestamise osa ära, siis sain ka üle, et olen niisugune, nagu ma olen, et ma ei pea kellegile tõestama iseendale ega teistele. Et seal tuli see vabadus. Et kui kaob see tõestamise vajadus ära, et siis tulebki nagu see vabadus ja siis hakkad nägema hoopis elus teise perspektiivega. Aga loomulikult ma läksin jälle tagasi, seepärast, et kui ma taastusin, siis hakkas igav. See nagu see, et siis tahaksid nagu midagi nagu uut ja siis samamoodi Florida mul ikkagi sobinud, et esimene aasta oli nagu väga hea päike ja vesi, aga ma ikkagi igatsesin 4 aasta aega, et tahtsin ikkagi nagu näha seda ja siis viis mind elu hoopis New Yorgi osariiki. Et ma olin New Yorgi osariigis, siis ma ei läinud päris New Yorgi linna, seepärast, et New Yorgi linn oli liiga väsitav minu jaoks, et siis ma seadsin ennast sisse, siis oli väike linn Kesk-New Yorgis, selle linna nimi oli Syracuse. Ja mulle just meeldis, et ta oli nagu väga roheline, oli just selles looduslikus kaunis kohas, et ka mägine maastik oli seal nii nagu meie Otepääl, ja see oli see, mis ka mind tõmbas ja samas ma sain ka aru, et see on ka mind toetav. Ja siis ka sel ajal ma abielusin, nii et mul oli Ameerikasest mees ja siis me hakkasime ka suhtlema seal siis oma linna Syracuse elanikudega ja siis samal ajal ma ikkagi hakkasin uuesti tegema seda, mis mul südamelähedane on ja milles oli ka mul elukogemused, et panin uuesti siis kokku naturaalse siis näo- ja ihuhooldussarja ja pluss siis toidulisandid, milleks oli ekstraktid põhiliseks ja tegin ka kodulehe ja siis eesmärgiga siis läbi Google AdWord'i seda reklaamida, et hakata niimoodi endale sissetulekut tegema. Et ma ikkagi läksin samade kingade juurde, nagu mul oli Eestis, aga mida ma sain aru, et ma ei soovinud enam siukest müügivõrku, mis mul Eestis olin, seepärast, et tänu selle suure müügivõrgule ma tegelikult läbi põlesingi. Et ma ehitasin kõik siis e-kaubandusse oma äri, ehk mul ei olnud ühtegi müüjat. Ja siis samas ma ainult ise käisin siis laupäeval Farmers Marketides oma tooteid reklaamimas ja ka müümas kohalike elanikule. Et see ma jätsin, et see oli lihtsalt, see oli nagu väga vahva, et käia seal iga laupäeval seal Farmers Marketis kohata erinevaid inimesi ja et oli ka nagu selles suhtes ka suhtlemise koht. Ja seal ma kohtusin erinevate inimestega ja sain ka sõpradeks ja tekkisid ka oma sõprusringkond ja seal ma sain ka endale hea sõbra, kes oli ka siis avatud vaimsele arengule ja kes kogu aeg ka vaatas midagi uut ja põnevat ja katsetas nagu midagi uut ja põnevat ja mina olin ka selline, et kellel meeldis väga uus ja põnev igas katsetusi teha ja siis nagu läbi selle, et siis nagu mul see kõik nagu siis tutvusringkond suurenes, ehk ma elasin siis sinna Syracuse'sse sisse. Okei. Seega ma saan aru, et ikkagi juured taastusid juurde tagasi ikkagi, et see looja jääb ikka loojaks, et võid puhata küll, aga inimene ikkagi mingil hetkel soovib oma
mingisuguseid unistusi või mingisugust sellist loomise protsessi jätkata, on ju? Ja see on jah, vaata, ongi see loomuses, et siis teedki seda, mis on loomuses, sest ta ei lähe nagu teiste asjade juurdega. See on väga lahe, ma saan aru, et täiesti teisel pool mandrit, siis mitte mandrit isegi, see on teisel pool maakera. Kuidas sa jõudsid siis oma teekonnal selle MER biofeedbackini? No nagu äriinimesena, ikkagi nagu me enamus äriinimesed oleme ja eestlased ka on väga skeptilised ja umbusklikud ja nii olin ka mina, nagu tüüpiline eestlane ja siis mu sõber soovitas, et Ülle, et ma tean, et sulle alati meeldivad mingid uued ja põnevad asjad, et Süüretuses seal samas, kus ma elan, kus käib poole tunni kaugusel on siis firma, kes tegeleb siis biofeedbacki seadmega, kes on ka nagu välja töötanud väga huvitavaid asju. Aga eks ma alguses ei kuulnud seda, sellepärast ma mõtlesin jälle mingi uus asi, et kuidagi olingi, ma arvan, et skeptiline, sellepärast ma eriti hästi aru ei saanud ja see käis nagu minu, kuidagi, ma tundsin, et see ei ole kooskõlas nagu minuga, sellepärast, et ma ei saanud sellest aru. Et seal nagu see osa oligi. Et kui ma ei saanud sellest aru, siis ma lülitasin selle oma peas kohe välja. Aga elu teeb nagu kummalise ringe. Sellepärast, et siis kui ma müüsin siis iga laupäeval oma tooteid seal Farmers Marketis, et siis jõudis jälle mingisugune inimene minu juurde ja ütles, et kuule, et Ülle, et ma arvan, et see on sinu jaoks nagu väga põnev, et mine sinna, et mine uuri seda, et sa lihtsalt uurima, et sa ei pea midagi tegema, aga mine uuri. Ja siis ma juba teistkordselt lõin selle asjale käega, ma saan jälle öeldakse, ma pean sinna minema, ei, ma ei lähe kuhugile, et selle mingisugused jamasi vaatama. Ja siis, kui samamoodi seal Farmers Marketist jõudis juba 3. inimene, kes tegi mulle jälle selle, et Ülle mine, siis ma sain aru, et see on mingi märk. Et siis tuli mu nagu meelde ka, et õpi märkama märke. Ja minu jaoks oligi, et kui juba 3. inimene räägib ühte sama asja, siis ma pean sinna kohale minema, et see on märk. Ja siis ma leppisingi siis selle biofeedback seadme omaniku kokku, et tulen koha peale, et vaatan, mida ta räägib ja läksin talle siis office'isse ja ma ise oletan, et minu näkku oli kõik kirjutatud või otsa ette skeptik. Et ta tegelikult ei hakanud talle absoluutselt mul mitte midagi rääkimagi. Ja ta ühendas mind seadmega ära ja ma sel ajal tundsin juba väga palju iseennast, et ma olin ise tegelenud ka vaimse arenguga ja siis mind täitsa nagu üllatas, et siis läbi seadme ta hakkas rääkima siis minu piiravatest uskumustest ja hirmudest ja negatiivsest mõttevormidest ja ma lihtsalt kuulasin ja siis, kui ta oli ära lõpetanud oma seanssi, ta ei ütelnud mulle mitte midagi, ta ei küsinud mul mingeid küsimusi ja mitte midagi ja siis sellega see asi lõppes, aga siis, kui ma koju läksin, et siis esimene asi, mis ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Mingi võõras inimene näeb mind esimest korda ja toob välja, mis oli juba minu teada, minu suuremad piirangud ja negatiivsed mõttevormid. Et see oli nagu see koht, kus see tekitas mulle huvi. Ja siis ma ikka asusin, see oli siis aastal 2003, ja siis ma isegi asusin läbi interneti otsima ka, et kuidas see võimalik on, et seal nagu see küsimus tekkis. Ja siis ma läbi interneti siis leidsin ka, mis oli nagu mul siis võtmesõnaks oli kvantfüüsika. Ja siis ma otsisingi sel ajal, et kvantfüüsikast siis, et kuidas on see seotud kvantfüüsikast ja siis sel ajal juba oli internetis piisavalt informatsiooni ja siis mul tuligi nagu see selguse osas on ka, et kõik asjad on sagedused ja kõik meie mõtted on sagedused ja kui meil on teada, mis on mingi mõtte sagedus, siis on meil võimalik seda kas neutraliseerida või tugevdada. Et seal tuligi nagu see nagu ahaa moment. Ja siis samas, mis mul teiseks, mis mulle nagu meeldiski nagu selles osas, et ta oli kõik nii sujuv. Et ei olnud niimoodi, et ma ei pidanud seal midagi meelde tuletama või midagi rääkima, et tegelikult samal ajal, kui tema tegi mulle teraapiat, siis me rääkisime elust ja ilmast.
et me ei rääkinud absoluutselt sellest, ühesõnaga tema ei rääkinud ka mulle sellest, et mida ta tegi. Aga jah, et see oli nagu siis see esimene osa, kus ma tundsin, et ahaa, et see on tulevik. Et seal tuli nagu see teadmine, et see on tulevik ja siis tuli ka see arusaamine, et ma soovin ennast pühenduda sellele. Aga eelnevalt ma ikkagi soovisin tema pealt ka teada, et kui ma pühendun ennast sellele, et ma soovin ikkagi tema abi, seepärast, et kui tema oli selle seadme looja, siis ma sain ise ka aru, et kui ma päris nullist alustan, et siis see võtab mul väga kaua aega, et ma vajan ikkagi endale tuge ka, kes nagu aitaks mind paremini mõista. Ja ma kohe sain aru, et kuhu teed ma lähen. Et sain ka aru, et mulle huvitab siis biofeedback teraapia negatiivsete mõttevormide ja piiravate uskumuste siis tuvastamisel, tasakaalustamisel. See oli kohe selge, seepärast, et biofeedback vorm on nagu väga palju erinevaid. Põhiliselt meil tuntud vormid on siis ajulainete treenimine ja tasakaalustamine. Et see on nagu see põhiliselt, mis on nagu üle maailma tuntud, aga ma sain ka aru ka seda, et see treenimine osa, et see võtab väga palju aega, et tähendab seda, et miinimum on 10 seanssi ja soovitavalt on 20 seanssi ja siis ma sain aru, et ei, ma sellega nõus ei ole. Ma tahaksin, et mu klient ikkagi, kui tuleb teraapiasse, et saab kiiremaid tulemusi ja siis ma mõtlesin, ei, ma võtan selle siis negatiivsete mõttevormide ja piiravate uskumuste tee, et biofeedbacki vormis. Ja siis ma aastal 2003 siis loomulikult siis see omanik ka, et omanik oli siis Chris Kessler, et ütles, et ostan talle seade, et mida me siin räägime on ju niimoodi ja siis oli nagu väga huvitav, et seade oli sel ajal väga kallis, aga tegelikult ta soovis mingil põhjusel, et ma selle seadme endale ostaksin. Et ma siis selle seadmes siis maksin ühesõnaga ainult kuskil 30% kogu hinnaväärtusest, aga ta teadis ka seda, et ma süvenen sinna sisse, et nähtavasti siis see osa, et ta sai aru, et ma hakkan sinna asja süvenemisse, et siis tänu sellele ma sain ka siis maksin ainult kogu seadmes 30%. Ja kui ma selle seade juba endal olin, siis ma hakkasingi tema juurest käima, nii et tegelikult kuskil 2-3 aastat saigi tema juurest käidud, et tal oli siis iga esmaspäev oli siis 4 tundi minu jaoks. Ja siis ma esitasin talle küsimusi. Et ta ei õpetanud mulle mitte midagi, vaid ta ütles, et tee oma uuringu ära ja kui sul tekivad küsimused uuringu järgus, et siis ma vastan selle küsimusele. Et ta tegelikult olin ma siis ka tema õpilane ja teemal siis piiravad uskumused ja negatiivsed mõttevormid ja minu küsimused olid ikkagi sellel teemal ka, et eesmärgiga, et mis annavad kõige paremaid tulemusi. Et seadmes, kui me räägime mõttevorme, siis on seal ligikaudu 700 ja siis seal nagu surfata, et ei leiagi ülesse, et see ongi vaja lihtsalt siis omakorda siis selle seadme looja abi ja seepärast, et tema eelnevalt oli siis nagu väga pikalt seda välja töötanud, et ta siis nagu aitas nagu seda osa ja siis ma otsustasin ka minna siis Kanada kolledžisse, et Kanada kolledžis oli siis sel ajal oli siis elukutse, on siis biofeedback terapeut. Ja siis kui ma mõtlesin, ma võtan ikkagi selle vastuse, seepärast, et ja ma lõpetan selle kolledži ära, seepärast, et ikkagi diplom loeb nagu igal pool, et sa võid asja nagu väga hästi osata, aga on vajalik diplom ka. Ja mis see kolledž siis andis? Ta andis mulle ka paremase arusaamise kvantfüüsikast, kuigi see oli nagu siis sel ajal väga raske, seepärast, et ega ma eriti eesti keelest ei saanud seda kvantfüüsikat aru ja ma pidin seda inglise keeles õppima. Ja siis alguses oli niimoodi, kui ma seda vaatasin, ma mõtlesin, et mille otsa ma üldse komistanud olen, et ma ei saa üldse midagi aru, aga siis tänu mulle ameeriklasest abikaasale, et tema aitas siis tegelikult kõik, mis oli see kvantfüüsika osa, et mul nagu ära teha, seepärast, et muidu ma oleks ka sinna nagu ka kinni jäänud ka. Ja siis samas, mis oli nagu väga huvitav, et siis sel ajal oli küllaltki ranged, enam ei ole. Siis nüüd on vaja diplomi läbimiseks, oli siis sel ajal vaja läbida siis diplomi tööna 500 klienti. Praegust on vist 12 klienti või 15 klienti ja
ja siis ma ise mõtlesin, et huvitav, et kus ma seda 500 klienti leian, ühesõnaga diplomitööks, ja siis mul ei olnud tegelikult õrna aimugi, et kui palju see aega võtab. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan selle teekonna ette ja ma sain seda teekonda endal lubada, seepärast, et mul teine firma, mis oli siis juba Ameerikas tootmisfirma ja mis läbi e-kaubanduse tõi nagu sissetulekut. Et ma sain endale lubada, et ma siis tegelen sellega nii kaua, kui see aega võtab. Ja siis klientide suhtes, et siis ma sain ka aru, et niikuinii, kui ma iga laupäeval käin Farmers Marketis, et siis ma panen sinna kuulutuse üles, et teen tasuta biofeedback teraapiat diplomitöö jaoks ja mul on nagu hea meel, et siis jäid peatuma siis need inimesed, kes juba olid kursis veidikene siis kvantfüüsikast ja ka sellest, et kõik on sagedused, et ma saingi küllaltki nagu hea ühesõnaga materjali sinna ka endal diplomitööks, seepärast, et enamus need, kes peatuma jäid, need olidki ka, et kes olid massöörid ja kes tegelesid reikiga, kes millega seda tegelesid juba alternatiivse meditsiiniga, et nende jaoks oli see põnev. Ja seda enam, et siis sel ajal oli siis tasuta, nii et oligi nii, et ma ütlesin ka nendele, et minul on see uurimistöö ja minu eesmärk on ka, et kui ma annan siis nendele tasuta teraapiat, et eesmärgiks on siis leida sellest seadmest üles siis need stressinäitajad, mis annavad kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi. Nii et oligi siis niimoodi, et ma tegelikult dokumenteerisin kõiki kliente, kui nad tulid tagasi, meil oligi siis diplomitööks oli mul vaja iga klienti 3 seanssi. Praegust on ka tulnudki, me soovitame läbida 3 seanssi ja siis läbi nende, siis ma leidsin ka üles siis seadmes, mis annavad kõige kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi, aga jah, et siis 500 kliendi läbimine ja 3 seanssi, see võttis mul ligikaudu 5 aastat. Et ta oli pikk protsess, aga ta oli väga huvitav. Et siis läbi selle oligi, et ma sain ka aru, et nagu ma eelnevalt ütlesin nendele, et eesmärk on anda kiireid tulemusega, et ma ei saa oma kliendile öelda, et iga kord, et tule aga tagasi, et siis ma ise tundsin, et kliendid väsivad ära, kui ma kogu aeg ütlen, et kuule 10 seanssi on miinimum, et alla selle ei võta sul üldse teraapiasse, et siis ma sain ka aru, et ma siis loon hoopis biofeedbackis uue metoodika. Ja mis oli nagu, need kliendid, mida ma sain siis Farmers Marketis, nemad olid rohkem nagu enesearengu kliendid, et kes soovisid nagu rohkem ennast tundma õppida, seepärast, et nad juba ise nagu väga palju olid teadlikud enda mustritest, aga siis nad läbi sellega nad nägid läbi teraapia, et kui ma tuvastasin nende, mis on mustrid, et mis on nendega suuremad mustrid, et kus nad on kinni jäänud, et nemad vaatasid nagu seal seisukohast, aga mida nad panid tähe ka, et ma ikkagi alustan alati hirmudest, et inimestel ongi see hirmud on kõige suurem vaenlane, et mõtlesime, et lähme kõigene sellest ja selle hirmude osas, aga jah, nad ise ka, mis mind isegi nagu üllatas, et nad nägid juba tulemusi peale esimest teraapiat. Mul siis kogemused puudusid, aga nad ütlesid, et peale esimest teraapiat nad tundsid juba, et selgust ja paremat enesekontrolli, et nad suutsid jääda nagu vaatlejaks ja paremat stressitaluvust, et seal tuli ka minul nagu selline moment, et ma tegelikult ei oleks uskundki, sest ma ise oletasin sel ajal, kui ma neid tegin, et alles peale 3. seanssid hakkab midagi toimuma, aga siis tänu siis nendele klientidele ma sain aru, et jah, juba peale esimest hakkavad juba muutusi ja nendel, kes on juba rohkem endaga tegelenud, siis ma sain ka aru, et nendel toimuvad nagu, ütleme siis peale esimest teraapiat nagu väga suured muutused juba. Et see oli nagu minu kogemus siis ja siis hiljem sellega siis pakuti mulle ka, minu see info juba siis väikses linnas levis nagu kaugemalegi. Tänu siis minu klientidele, kellega ma olin teinud siis biofeedback teraapiat, et jõudis siis alguses Chicago tervisekeskusesse ja siis nemad ühesõnaga mõtlesid, et okei, et nad tahavad proovida, inimene ei usu ja see on ka arusaadav, et räägitakse, oi, et väga vahva ja väga head tulemused, aga ja siis nemad tegid mulle ettepaneku, et kas ma olen nõus 3 päeva siis nende juures siis
tasuta tegema seansse, et nad tahavad näha teraapia tulemusi ja peale seda nad teraapia tulemuste järgi otsustavad, et kas nad võtavad mind siis sinna tervisekeskuses siis nagu terapeudiks või mitte. Ja noh, loomulikult ma mõtlesin, et okei, ma võtan selle väljakutse vastu, et noh, mis siis, et 3 päeva tasuta teraapiaid, noh, see tähendas siis seda, et nad ikka leidsid kliente niimoodi, et mul oli ikka siis 3 päeva, et hommiku kella 9 kuni õhtu kella 8 ja siis selle ajal oli mul kuskil 10-15 minutilised pausid, nii et mul ei olnud ega lõunat ega midagi, aga ma mõtlesin, ma võtan selle väljakutse vastu, et ma tõestan. Ja siis, kui ma siis, nemad valisid välja kliendid, aga nad olid väga targad, seepärast, et nendel nagu huvitas siis põhiliselt siis need kliendid, et kus oli siis võimalik rohkem raha teenida. Seepärast ikkagi Ameerika ärimees vaatab seda raha teenimise seisukoha pealt, et ja siis nendel oli ka juba koduleht ja oli väga suur võrk, nad olid juba populaarsuse oma kliinikuga siis saavutanud ja siis siis nad juhtisid need kliendid minu juurde, kes oli siis läbipõlemine ja siis ärevushäired, depressioonid ja post-traumatic stress disorder. See post-traumatic stress disorder on siis mälupildid, mis on nagu flashback siis mineviku traumadest. Ja loomulikult seansid olid siis tunni ajased, aga siis ma sain ka aru, et ma kuidagi tunni aja sisse ära mahtun, seepärast, et noh, ütleme, nad olid väga tugevad mustrid, aga läks kõik üle, aga noh, see selleks. Aga noh, kokkuvõttes oli siis see, et peale siis seda 3 päeva siis tasuta seansse, et siis ma tõestasin seda, et enamus kliendid said juba tulemusi peale esimest teraapiat ja peale seda ma olin juba siis nendel kui terapeut juba nende keskuses. Ja siis ma käisin seal iga kuu, 1 nädal, esmaspäevast reedes, korjasid kliendid kokku ja siis ma käisin seal teraapiaseansse tegemas. Et see oli nagu väga huvitav aeg ja peale seda ma jõudsin ka New Yorgi tervisekeskusesse ja siis tegin seal samamoodi siis 5 päeva siis 1 kalendrikuus. Ja siis lõpuks ühesõnaga siis aastal 2012 siis ma jõudsin alles Eestisse või see oli tegelikult 2011 lõpus, 2011 aasta lõpul jõudsin nagu Eestisse ja siis selle ajaks ma ei olnud 11 aastat Eestis üldse käinudki. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma Eestisse tulen, et siis ma tutvustan ka Eestis seda teraapialiiki. Ja siis samamoodi siis mõtlesin, et noh, et ma ei soovigi midagi, ma lihtsalt soovin tutvustada ja siis Holistic Instituut oli nõus sellega, et ma olen väga tänulik Holistic Instituudile ja ma arvan, et kõik ka meie kliendid on tänulik Holistic Instituudile, et tänu tegelikult Holistic Instituudile ma hakkasin siin Eestis käima. Ja siis ma käisin korra kvartalis, nii et väga pikalt kuni aastal 2018, kus ma otsustasin Eestisse jääda. Okay. Ja Eestisse jääda siis ja siis sel ajal oli siis mul juba teraapia järjekorrad Eestis ligikaudu pool aastat. Et siis tuli ka nagu see teadmine, et tegelikult, et tahaksin luua ka Eestisse oma teraapiakeskust. See oli see aasta 2018. Ja siis ma hakkasin nagu sinna suunda minema. Ja siis aastal 2020 oli siis kõik juba õppeprogrammid oli mul valmis. Et aastal 2020 sai siis Life-keskus. Siis Tuule tiibadesse. Ja nüüd me olemegi siis siin. Jah, et Life-keskuses, aga noh, siis selle ajaks oligi nagu, siis tegelikult oligi läbitud juba, et ligikaudu siis 7000 teraapiaseltsi mul, 17 000. Yeah. Et noh, siis oligi nagu see kogemus osa ka siis ja olemas, et Life-keskus sai nagu siis sealt pihta ja siis ma jõudsin ka selleni, et noh, kui koolitusega, vaata nagu ikka, kui me uusi asju alustame, et meil ei ole mingisuguseid kogemusi ja et ma alustasin täielikult nullis ja siis kogemustest saades sõnaga sain ka aru, et noh, kui ma terapeute koolitasin, et ongi nagu see, et mõnedel sobib teraapiatöö, mõnedel ei sobi, mõnedel paneb silma särama, mõnedel ei pane silma särama ja siis tuli ka idee, et kuidas kaitsta siis teraapialiiki. Et noh, minu eesmärk oli ka seda, et terapeudid annavad oma klientidele parimaid tulemusi. Ja siis tuli ka siis soov, et
võttagi sellele teraapia liigile siis kaubamärgi nimetus Mere biofeedback. Et siis sellega saabki nagu garanteerida ka klientidele häid tulemusi, seepärast, et siin ei ole ainult seade, selles ma sain ka aru. Noh, muidu tekib kõikidele see, et mis on, et ostan seade, hakkan seadmega siis oma tööd tegema, aga seal tulebki niimoodi, et terapeuti roll on tegelikult väga oluline siis Mere biofeedbackile, seepärast, et seada ilma terapeutiga siis kliendi negatiivse mõttevormiga piiranguid üles ei leia. Ja siis praegust ongi, et mul on nagu hea meel, et tegelikult Life keskuses siis ligikaudu 70% uutest klientidest tuleb siis läbi soovituse. Ehk tähendab siis tänapäevase seisuga, et siis tänu siis terapeutide professionaalsusele ja me oleme juba tõestanud siis, et teraapia tõhusust ja kvaliteetiga. Ma saan aru, et Kris iseenesest oli lihtsalt selle seadme looja, ta tegi sellise seadme valmis. Sinu poolt tuli see, et sa tegelikult avastasid seda, et just nende negatiivsete mõttemustrite, konkreetselt sinu suunaga, selle negatiivsete mõttemustrite ja emotsioonide tasakaalustamine toob inimeste nagu neid tugevamaid tulemusi. Ja, seepärast ma nägingi, seepärast, et ma tegelikult alguses, kui ma alustasin, mul põrna aimugi. Aga siis, kui ma hakkasin diplomitöö jaoks oma kliente tegema, et kui need kliendid tulid juba teisele seansile, siis nad andsid nagu teada, mis on juba toimunud. Mis mulle nagu jäi selma, oli just see selgus. Vaata, siis ma saingi nagu ma mõtisklesin nagu sellel teemal, miks see selgus, et selgem arusaamine inimesest, asjadest ja olukordadest, mis sobib, mis mitte ja nii edasi. Aga vaata, see ongi nagu see, et on nagu ütlus on, et mälupulk on täis. Ja kui meil mälupulk ongi täis igasugust rämpsu ja viiruseid ja milleks ongi siis negatiivsed mõttevormid ja piiravad uskumused, siis meil ei olegi selgust. Et kui me siis puhastame oma seda mälupulka ja siis läbi see selguse ja läbi selguse tulid ka otsused. Et see oli nagu väga, et enne me nagu on väga raske meil otsused teha, kui ei ole seda selgust. Ja siis mõnikord oligi, et kui klient tulid, et ma isegi üllatan, nad ütlesid mulle ka, et ma enne ei julgenud seda otsust teha, aga nüüd ma tegin lõpuks selle otsuse ära. Et see oli nagu, see nagu, et ja see oli väga hea meel, et tegelikult Kris lihtsalt toetas mind alguses, seepärast, et seal ütleme, et tema oli nagu selle seadme looja, aga jah, et ta toetas, aga mina hakkasin seda suunda välja töötama. Ja siis ma seepärast nagu leidsingi, et selle suunale tuleb võtta siis kaubamärgi nimetus, et ta erineks kõikidest teistest biofeedback teraapia liikidest. Ma saan aru, et biofeedback on erinevaid ja need on keskendunud muule. Jah, ta muule, seepärast ongi näiteks need liiked tuleb juurde, aga põhiliselt on ajulannete treenimine, on siis treenitakse keskenduma või treenitakse lõdvestuma, et see on nagu see baas ja selleks on, siis on neurofeedback, siis on ka olemas ka seda juba treeningprogrammid, et siis saad osta endale programmi ja siis andurid ja siis nagu treenid siis seadme abil kas lõdvestama või kontsentreerima, aga ma ikkagi olen ka aru saanud, et kui vaatame selle treenimine, et see on ka väga hea, aga et ei saa öelda, et see halb on, et nii lõdvestust on väga kõikidel vaja ja samamoodi kontsentreerides, aga mõttevormed see ei puuduta. Ja mõttevormid ongi siis, see on nagu need käivitajad. Et muidu nad on kõik on okei, aga kui jälle midagi kuuled, näed või loed või mingi inimene, siis ta kargab sealt välja. Ja siis on jälle lõdvestud ja kui järgmise korrani, see on väga hea jälle, lõdvestus on väga hea, aga siis läheb paar päeva mööda ja jälle keegi ütles või midagi tegi või ja nii edasi, siis jälle lõdvestad kogu aeg, et see mulle ka nagu meeldis see teraapia osas, et see enesekontroll, et aitab just, et siis sa märkad, et sa märkad nagu seda, et mingisugust inimeste või mingisuguste olukordade peal sa lihtsalt enam ei käivitu, et sa jääd vaatlejaks. See vaatleja positsioon on nagu väga oluline, et sa ei lähe kaasa. Aga see tuleb ka läbi selguse. Ja ongi läbi selguse ja läbi enesekontrolli. Kaardistamise selguse, kui sa tead, mis on see
probleem sa tead, mida lahendada on ju. Täpselt. Mis see MERS-biofeedback teraapia sinu jaoks on? Minu jaoks see on nagu esiteks, et mis mulle meeldib, see MERS-biofeedback teraapias, et mulle meeldib esiteks see, et mina nagu eelnevalt rääkisin, et ma olen ka küllaltki umbusklik, nagu enamus eestlasi, et mulle meeldib see esiteks, et mina usaldan seadet ja seade on nagu see, et minu keha annab tagasisidet, mis toimib minu kehas. Et see oli siis see, mis ka MERS-biofeedbackis nagu ajendas sõnaga seda, et kui ma näiteks läheksin kas oma tuttavatele või sõpranadele rääkima midagi ja nii edasi, siis vaata, nemad näevadki nagu erinevaid asju ja nemad soovitavad mulle ka erinevaid asju läbi nende elukogemuse. Ja siis nagu ongi nagu selles osas, et tegelikult väga raske on siis teada, mis tegelikult toimub. Aga siis ongi MERS-biofeedbackis, et su keha annab tagasisidet, et mis tegelikult toimub. Ja juba see teadvustamine, minu jaoks, et kui ma juba teadvustan ja siis samal ajal, kui terapeut seda ka tasakaalustab ja siis ongi see enesekontroll, et ma kogu aeg tean, et mul on see nagu ennem olnud, et ma siis märkan seda paremini. Et ka oma asju nagu õpin nagu paremini märkama ja teine osa, mis mul nagu selles MERS-biofeedbackis nagu meeldib, on siis see, et siin ei ole vaja rääkida oma minevikusündmustest või oma traumadest, et siis MERS-biofeedbackis tegeletakse sellega, mis on need maha jätnud. Maha jätnud mustreid või piiravaid uskumeid ja negatiivseid mõttevorme, et tegeletakse lihtsalt nagu nende osaga. Seepärast, et ma ei ole ka tegelikult selline inimtüüp, et ma läheksin kuhugile, see ongi inimesest ja siis kõik oma kinni kasvanud vanad haavad katkuksin seal lahti. Seepärast, et mulle nagu ei sobigi, on inimesed, kellele sobivad. Et need teraapiad, kus on vaja kõik vanad haavad nagu lahti võtta, aga mulle nagu ei sobi ja ma ei olegi kunagi käinudki sellises teraapias, kus ma oleks pidanud vana haavu lahti katkuma. Ja siis see ka, et see aitas ka mulle aru saada, et jah, et see on nagu turvaline. Ja mõnikord on ka teraapia kabinetis on ka inimesi, kes tulevad, et üle, et ma olen nii väsinud, ma hea meelega magaksin, et nii mugav tool on. Ja siis nad terve teraapia ajal magavad ja siis kui teraapia on läbi, siis ma ajan need üles ja ütleme, et teraapia on läbi ja siis me prindime välja ka kokkuvõtte, et mis siis teraapias tehti ja siis on kogu lugu. Et on isegi siis nendele klientidele, kes ei soovi üldse mitte midagi rääkida ja kes soovivad lihtsalt mugavas toolis puhata, siis on see ka nagu väga sobib. Eriti peale tööpäeva, kui need tulevad õhtul ka. Jah, siis on väike tukastus teha. Jah, et väikene tukastus ka. Ja sellest ma sain ka aru, et nagu Krisiga, kui sa esimest korda kohtusid, et siis ta samamoodi ei hakanud üldse sulle teraapiast rääkima, vaid et lihtsalt tegi teraapiat ja siis samal ajal tegelikult läbi siis selle seadme abil tegelikult tuvastas siis sinu puhul need negatiivsed mõttemustrid ja need uskumused, tegelikult ise sellest mitte nagu rääkida siis, Jaa, seepärast tema sai ka aru, et minuga ei ole mõtet rääkida, seepärast, et ma hakkaksin kohe vaidlema või mis iganes, et ta tegelikult kasutas nagu väga õieti, et me rääkisime lihtsalt elust ja ilmast terve teraapia nagu kestuse. Et ta sai ka aru, et minuga ei ole mõtet mitte midagi rääkida. Ja näed, tänu sellele said kohe tegelikult, ma saan aru, selle hea kogemuse sealt ja see sinu jaoks nagu muutis perspektiivi või sellist. Ja see tegi uudishimu. Oot, see ongi nagu see, et ma tegelikult, kui ma läksin koju, ma tükk aega mõtlesin, kuidas see võimalik on. Mingi inimene näeb mind esimest korda ja siis väidab, et läbi seadme siis räägib minust ja kusjuures ongi läbi seadme see, mida ta leidis, oli kõik õige. Et see oli nagu see, et minu see uskumuste süsteem läks nii konflikti, et mul võttis ikkagi kuskil 3-4 päeva. Kus ma tükk aega mõtlesin, kuidas see võimalik on. Vot see ongi sel ajal aastal 2003, et oli nii vähe informatsiooni ka ja väga vähe inimesi üldse sellest teadis ja tänase päevaga on nagu väga palju juba nutikellad loevad siin stressitaset ja et inimesed on tunduvalt teadlikumad. Et tänase päeval on see väga lihtne. Kui sa oled nüüd alates 2003 sisuliselt selle teraapia liigiga nagu nii-öelda kokku puutunud, sa oled seda teraapiat endale teinud ka. Jaa. Siis milline on sinu jaoks suurim avastus enda kohta läbi selle teraapia?
no mina, kui ma ise alustasin, kui ma ostsin seadme, siis hakkasin kohe, see oli väga põnev. Ja loomulikult, ma olen selline inimtüüp, et ma ikkagi kipun, see on juba looduse poolt, et võtma liiga palju asju endale. No ikka tahad, ikka see ühe päeval jõuda, 2 päeva asjad ära tehtud, et see on nagu mingi muster. No ma ise mõtlen, et see on ikka inimtüübist, et see ei ole, et üks inimene suudab olla, et mitte midagi kogu aeg teha, aga teine peab kogu aeg midagi tegema. Ja siis, kui ma läksin ennast testima, et see minu avastus jälle, ma sain jälle aru, et ma olen jälle läbipõlemise ääre peal. Mõtlesin, kuidas see võimalik on, et vaata jälle, ma ei teadvustanud, ma olin nii harjunud, me olemegi harjunud, me oleme nagu oravattas. Ja siis ma ei panegi tähele midagi, et ma pean jõudma seda. Ja siis ma nagu see on oot, et ma olen jälle läbipõlemise ääre peal. Ja siis ma alguses tegingi kõik, mis oli seotud selle läbipõlemisega ja siis mõtete vaigistamise ja sundmõtetega, et ma vaatasin just nagu seda osa. Ja see oli nagu see esimene teraapia, mida ma endale tegin ja mis mulle loomulikult peale seda ma ikkagi olin paar päeva unine. Et saigi niimoodi, et kui ma oli teraapia läbi, siis ma läksin kohe magama ja ma magasin kuskil 12 tundi. Ja siis järgmine päev olin ka ja siis mõtlesin, huvitav küll, et 2 päeva nüüd niimoodi magada, et mis nüüd lahti on, et alguses. Aga siis ma helistasin kohe selle seadme omanikuga, mis nüüd viga on, et kas ma tegin midagi valesti, et 2 päeva olen nii unine ja väsinud ja siis seadme omanik, siis Kris vastas, ei, sead ei teed midagi valesti, aga lihtsalt tagantjärgi lihtsalt on see puhkamine. Et ma ei olnud endal puhkus võtnud, et siis tagantjärgi oli see puhkamine ja siis ma saingi aru, et okei, et ma lihtsalt tagantjärgi puhkan. Aga nii nagu ma eelnevalt seletasin, et mis ta mulle tõi, jälle selle selguse. Ja see läbi selle selguse see oli tegelikult väga hea, et ma just selle osa endale tegin, et siis ma sain ka aru, et jälle ma olin võtnud liiga palju asju, et tuli hakata asju vähendama, et mul lisaks oli veel pakuprojektid, et mis oli siis naftatehnoloogiaga, mida ma tegin pilootprojekte ja et mul ei olnud see, et ma olen jõudnud ikka igasugust muid asju ka veel endale juurde võtta ka. Ja mis mul nagu meeldis, et peale teraapiat, mis minu jaoks siis oli kõige suurem muutus, et ma ütlesin ei. Et ennem oli mul, ma arvan, et oli kuidagi ebamugav öelda või piinlik öelda, et kuule, et ei, et ma enam sellega ei tegele, et mul on liiga palju asju. Ehk et see oli selgus ja see ei ütlemine. Et siis ma ütlesingi kõik oma nendest pakuprojektidest lahti. Et ma ütlesin oma eks-abikaasale ka, et ma Venezuelasse ei lähe ega Indiast enam ei lähe, et meil oli Indias ka projektid, et kõik lükkasin nad tagant ära. Ja mul ei olnud absoluutselt mingisugust süütunnet või pahatunnet, et ma seda tegin, vaid lihtsalt läbi selle selguse. Et see oli kindel otsus. Et ma ise ka arvasin, et ma lihtsalt ennem ei julgenud seda otsust teha. Vot on niimoodi, et vaata, kui ikkagi siin tuleb jälle, kui sul tuleb selgus, siis tuleb sul otsus ja siis sa jääd nagu selle otsuse juurde kindlaks. Et siis see osa, jah, mul nagu vaata, siis ma sain nagu väga palju asju endal kaelast ära, et sain siis tegeleda just sellega, mis oligi siis biofeedbacki osa, et täielikult pühenduda sellega, et kõik ülejäänud asjad ära. Et see oli siis see esimene teraapia, aga siis ta mul ikkagi näitas, et jah, ma olen jälle seda tahtnud väga tubli olla ja oli jälle läbipõlemise ääre peal. Soov oli igalt poolt võtta midagi teha ja kuidagi luua või toimetada, aga lihtsalt, et kui erinevates kohtades oma energiat laotad, et siis tegelikult kokkuvõttes lõpuks ei jaksa millegagi tegeleda. Ja seda lähebki kurnamisele. Vot see ongi niimoodi, et ja ma arvan, et see ongi väga inimlik, et me kõik tahame 1 päeva jooksul teha 2 päeva asjad ja mõni tahab võib-olla 3 päeva asjad ka. Aga et loomulikult, et ma ikkagi sain aru, et see on mul eelsoodumus ka, et kuidagi nagu võtta liiga palju ja et ei arvesta seda, et ma ei suuda nii palju nagu, et siis ma sain nagu selle selguse ka, et ma pean ennast kontrollima. Vaata, kui on juba nagu see selgus, see on enesekontroll, et ma nagu jälgiksin, et ma jälle ei võtaks liiga palju asju, et ta andis nagu selle osa ka juurde.
Ja enesekindlus öelda ei teistele. Aga see tuli nii iseenesest, et see oli nagu väga huvitav, et tegelikult ma siis selle esimesel šanssil üldse ei teinudki endale enesekindlust. Meil on nii palju teemasid, aga ma võtsin lihtsalt see, ütleme, ongi see, et kontakt sisetundega, mis on õige, mis on vale, mis sa soovid ja sundmõtted ja hirmud maha ja kuidagi see läks nii iseenesest, et see läks iseenesest. Ja mõnikord ongi, et mõned asjad viivad iseenesest, et isegi siis, kui me ei olegi seadmega seda tuvastanud ega tasakaalustanud, et ta võib ka minna juba iseenesest loksus paika. Et see oli nagu väga huvitav. Okay. Aga teine teema, mida ma valisin, kui ma läksin teise teema peale, et ma olin hästi kange, ma olen kogu aeg olnud, et kange ja mul ema on ka kange olnud, need kaks kanget, eks kaks kanget, et ja siis seal oli ka, et emal oli alati oma arvamus, et my way or no way, eks mul oli ka my way or no way ja siis tegelikult 20 aastat ma ei olnud emaga suhelnud. Ja siis see ka mul nagu, ma olin küll praktiseerinud igasuguseid teraapiaid ja igasuguseid meetode, et küll andestamis ja kõik asjaga, aga ma ei olnud sellega hakkama saanud ja ma arvan, et paljudel on väga raske hakkama saada just oma lähedastele. Ja siis ma võtsingi enda jaoks teine teema, ühesõnaga, et võtta siis selle ema teema üles ja siis ma juba teadsin, et mida ma tahtsin endale siis minna tegema, et ma võtsingi siis viha, ärrituvus ja mis mind nagu väga nagu üllatas, vaata me ei tunne ennast. See on läbi seadme, me õpime ennast tundma. Ja siis mina oma arust oli väga siukene armastav inimene ja siukene tingimused armastav inimene ja siis, kui ma seal omale testisin tasakaalus vihkamise tunnet, mõtlesin, et ei, see ei saa mina olla, et mina ja vihkan. Vot see ongi nagu see, et tegelikult me ei tea, mis meie sees on. Ja siis mind täitsa üllatab. Ma sain aru viha, aga vihkamise osas, et ma ei jutu selle pealegi. Et mis ma tegingi nendele viha ja ärritavus vihkamine vist oli see maksimum, oli seal 7 minutit, mõtlesin, et see on ikka päris kole. Ja peale seda võtsin andestamine, aktsepteerimine. Ja siis ma saingi nagu aru mingil tahet, ma ei mäleta, kui palju see pealtraapiat oli, võib-olla 2 nädalat pealtraapiat. Ja siis ma saingi aru, et ma helistan emale. Ja siis ma saingi, kui ma helistan, saingi aru, et mul ongi nagu see, oligi see tunne, et midagi enam mind ei ärritanud. Ja ei tekitanud mul viha, et ma suutsin teda võtta nii, nagu ta on. Ja siis tänu sellele siis tegelikult me saime oma suhted korda. Aktsepteerisin ja sain ka aru, et inimesed ongi erinevad ja inimestel erinevad arusaamised ja uskumused ja veendumused ja sain ka aru, et kui see on nende jaoks õige, siis ta ongi nende jaoks õige, et ta ei pea olema minu jaoks õige. See on nagu see osa. Ja siis ma nagu sain ka aru, et tänu sellele, mis iganes ma seal endale tegin, et ma suutsin jääda vaatleja positsiooni. Et ma ei läinud enam sellega kaasa, et ja siis kui ta midagi ütles, mis oli tema veendumus ja uskumus ja kus oli see minu jaoks oli absurd, et ma ei ütlenud talle, et see on absurd, väga huvitav arusaamine. Sellega oli jutt lõpp. Ja rohkem polnud ka vaja torkida või suunata. Ja siis oli kohe see neutraliseeritud. Siis ongi, et kui see tema jaoks on õige, siis on õige, et ta ei pea olema minu jaoks õige, aga see minu jaoks oli ta lihtsalt väga huvitav arusaam. Seal tekibki ilmselt alati see, et meil endal on mingisugused ootused enda suhtes ja elu suhtes ja siis me soovime, et teised teeksid seda sama asja. Aga teistel on täpselt samamoodi samad endal mingid ootused ja eeldused elule, et siis nad tahavad, et tegelikult tehakse nende järgi ja siis... No see on nagu uskumuste sõda. Et kui sina ei usu seda, mida mina usun, et siis sa oled paha. Eks me aegalt lähmegi siis sinna uskumuste sõtta. Et niimoodi, et me ei saa arugi seda, kui me seal oli ja siis me oleme pahane ka. Et kuidas ta ei usu seda, mida mina. Jah, miks? Aga jah, siis ongi, et täpselt läbi selle teraapia on ka võimalik tegelikult iseendaga rohkem kontakti saada, ehk siis tegelikult aru saada, mis on need punktid, mis kui isegi seda, et kui isegi ei ole täheldanud seda, et vihkamise osa, viha ilmselt ikka tajusid, aga seda, et just nagu vihkamist on niisugust. Selle peale iga päev ei tule. Ei tulegi, sa mõtled, et sa tegelikult mis seal on ikka väiksed asjad. No mõnikord ka see perfektsionism on ka siukene asi. Ma ise ka maandan sellega, et liigne perfektsionism, pane tähele. Aga vaata siis, ma isegi niimoodi, ma ei pandki seda tähele, ma ei testinudki seda, sest ma oma arust
ei olnud liigne perfektsionist oma arust. Aga siis ma mäletan, et siis tol ajal siis kolleeg pani seda tähele ja meil on senimaani, ma oma klientidele näitan ka praegu seda, et minu toas on siis roheline selline tugitool, kus on täpselt sama roheline siis padi. Ja siis ma mäletan, mul kolleeg küsis, et kui mina ütlen, et ma ei ole perfektsionist, et siis ta küsis, et kui kaua mul aega läks, et täpselt sama rohelist patja leida, kui see tugitool. Siis ma mõtlesin ja mõtlesin, ligikaudu pool aastat. Siis oligi see vastus, mis tähendabki see liigne perfektsionism, aga me oleme ise nii ära harjud. See ongi see harjud ära, sa enam ei märka. Aga siis see seadme, ma mäletan, seadmega me tegime väga pikalt, mulle liigne perfektsionism, ma polnud kunagi seda endal testinud. Siis tänu oma kliendile siis läksime ja tänu oma siis teisele tuttavale läksime testisime ja tuligi välja liigne perfektsionism. Ehk täna siin on käes, me palju asju me ei tunne. Ei pane tähele. Ei pane tähele, me oleme harjunud. Jah, sest lõppude lõpuks ei tekita, harjud ära ja siis ei pane tähele seda, on ju. Ega tegelikult perfektsionismil endal ei ole ka midagi halba, on ju. Tegelikult see on loomus. Et ongi, et mõned inimesed on juba loodud. Aga seda, mida me vaatame, et kui te üle võlli tähendab seda, et selle asemel, et vaadata see tugitooli ja leida võib-olla mingi pruuni värvipadi või kollane või mis iganes, et see on nagu see, et kus sa saaks seda kontrollida. Ja siis sa kontrollid, et saad ka, et ma ei hakka pool aastat raiskama selle peale, et leida täpselt sama rohelist. Ehk siis tegelikult pool aastat sa hoiad endale seda stressi või seda pinget peale, et kus ma selle patja saan. Täpselt sama rohelist. Jah, sama rohelist. Ja, et üks roheline ei ole see roheline. Et siis see on see, mis tegelikult seda stressi tekitab lõpuks, on ju. Ja aeg. Ja aeg ka veel, on ju. Et see ongi nagu see, et läbi selle me õpime lihtsalt ennast tunda. Väga vähe. Teraapia on toonud sinu ellu väga tugevaid muutust, eneseavastust, on ju. Nüüd sa võtad igapäevaselt kliente vastu. Kuidas sa näed nendel seda muutust? Kui ma vaatan jälle, meil käib väga palju läbipõlemise ääre peal olevaid kliente. Ja mul on ka nagu hea kogeda, et enamus klientides, kui nad tulevad teisele seanssile, siis ma alati küsin tagasisidet. Ja tegelikult oma enda järgi ja ka läbi oma teiste klientid ma tean, et see tagasisidet on jälle see selgus. Selgem arusaamine, mis on õige, mis on vale, mis meeldib, mis ei meeldi. Siis on mulle öeldud ka, et ennem nad ei ole julgenud mingeid otsuseid teha. Ja siis on nad julgenud otsuseid teha, et kas mis iganes asjade suhtes, et nad ise ka on nagu imestanud oma julguses. Siis nad on tähele pannud ka jälle see enesekontrolli, mida me rääkisime. Et mingis situatsioonides, kus eelnevalt kas nad ärritasid või käivitasid, et siis löövad käega, et mõttetu, ei viitsi energiat raisata ja nii edasi. Ja siis nad panevad ka tähele, see stressitaluvus on suuremaks läinud. Jälle nagu lüüakse rohkem käega ja siis pannakse tähele ka seda, et väiksest asjadest tuntakse rohkem rõõmu. Ja need on niisugused standardsed asjad, et see ei olegi nagu ainult läbipõlemise. Enamus kliendid ikkagi nagu tunnevad, mis iganes asjadega tulevad. Jah, et see on ikkagi selgus arusaamine. Ja ärevuse suhtes ka, kui nad tulevad ärevuse või paanikooga, siis ka nad ütlevad, et peale esimest seanssi, et kuidagi see rahu tunne. Et ütleme, ja siis nad on ka nagu, mõned on nagu väga hea meel. Et see paar nädalat on see nagu rahu nagu väga hea. Ja mõnikord jääbki see pidama, sellepärast, et kui seal ei ole nagu teise kihte all, et esimesel seanssil meil lähme hirmud ja ärevus ja muretseme nii edasi. Ja on ka juhused, kus jääbki pidama, aga on siis juhused, et me alati ütleme, et alguses teeme siis hirmud, ärevus, muretsemine, aga seal võivad ka nagu kihid olla. Siis need kihid hakkavad tõusma nagu üles ja siis teisel seanssil lähme hoopis vaatame seda ebapiisavus ja siis vaatame madal enesehinnang või madal enesekindlus või liigne enesekriitika või süühäbitunne ja nii edasi, et seal hakkavad need kihid tulema. Aga ikkagi juba peale esimest nad panevad muutusi tähele enamus klientidega. Et see on ka nagu hea kogeda ja siis ongi, et me ise soovitame käia ligikaudu 3 teraapiat, aga me kunagi ei tea, kui palju seal klientidel neid erinevaid kihte on, et meie jaoks on ka siiski see heaolu ja rahulolu seisund saavutatud, siis tähendab, et kõige need suuremad siis piirangud ja negatiivsed mõttevormid on nagu maha saadud ja
et siis nad tulevad siis jälle uuesti, kui on mingi uued jamad. Siis me väga vahva ühesõnaga ütlemegi seda, et nad ise tunnevad, et kui jälle mälupulk saab käis, ühesõnaga viirustest ja rämpsust, et siis tulgu jälle mälupulka puhastama. Et siis kuidagi on nagu jäänud väga humoorikas ütlus, et jah, et ise tunnete, kui mälupulk saab jälle täis, siis oleme jälle olemas ka. Ja laste osas, ühesõnaga väikse lapsi, no nad peavad ka põhiliselt, kas on hirmudega või muutustega või ärevusega ja siis selles on hea, et me saame ilusti hakkama ja ma olen ka hakkama saanud, et väikse lapsed, kui need 4-5 aastased, tavaliselt nad istuvad lapsevanemas üles ja siis mobiiltelefonis siis lapsevanemad näitavad siis filme. Ja me saame siis ilusti ühesõnaga neid panna tegevusse, et nendel igav ei hakka. No samas on ka igas teraapiakabinas ka mänguasjad nendele, et nendele igav ei hakka, et seal ei pea ühesõnaga laps midagi rääkima, vaid lihtsalt terapeudid leiavad nendele siis sobivaid tegevusi, et need oleks nagu põnev, et saaks siis oma teraapia ajas selle ilusti ära veeta. Ja väikse laste suhtes on nagu see hea, et ikka me näeme ikkagi enamus klientide peale esimest teraapiat on nagu juba suuremad muutused, eriti nagu hirmude ja ärevuse ja muutuste suhtes, et teismelistega läheb ikkagi kauem, seepärast, et seal ongi nagu erinevad asjad olnud, et kuigi nad tunnevad kergendus juba peale esimest, aga see on nagu mustrid nagu ebapiisavus ja madal enesehinnang ja nii edasi, et seal ikkagi läheb rohkem vaja teraapiat kui väikse lastele, siis paljudel juhtudel juba peale esimest ühesõnaga piisab. Ja mis oli nagu uuem uudis minu jaoks oli siis need tikid, väikse laste, need sundhäälitused, sundliigutused, et siin me oleme ka ikka väga paljud lapsevanemad näevad juba peale esimest teraapiat on juba muutusi. Et tikid on vähem. Ja, täpselt, jah, et selles ja isegi mõnikord on hea tõdeda, et isegi mõni lapsevanemat on soovitanud lastearst. Et ikkagi jah, et on jõudnud ka läbi lastearsti, et nähtavasti ka, et siis on keegi lastearst on kuulnud võib-olla oma kliendi käest ja siis on soovitatud, et mingu vaadaku sinna live-keskusesse teraapia seansile. Ja siis sportlased, sportlane ka, me ei ole ise nagu reklaaminud seda tippsporti. See sportlased on nähtavasti jõudnud ka meil läbi interneti, seepärast, et kui me paneme internetti sisse biofeedback sport performance inglise keeles. Ja siis me seal siis ka inimesed on näinud, sportlased on näinud, et seda ongi nagu see, et biofeedback parandab sporditulemusi ja neist paljud on jõudnud ikkagi läbi internetti, et et kui biofeedback parandab, et siis nad on jõudnud ka mere biofeedbackini. Ja siis see on ka, et nad on ise nagu märkanud, aga kui nad on teisele seansil juba tulnud, et nad on nagu saanud ka, et nad on kuidagi rohkem kontsentreeritud, et parem on fookus, parem tähelepanu ja on kuidagi flows, et nad suudavad kontrollida oma teadvust, et ja siis läbi selle on andnud siis ka spordile häid tulemust tippsportlastele. Ja need sportlased ise leiavad, et meie nagu praegust ei ole üldse neid nagu reklaamimanud, nad ise leiavad seal. Spordis on väga tähtis see fookus ja selgus on ju iseendas. Ja et kui sul on ärevus või selline muretsemine juba ette, et kuidas see võistlus läheb, et siis sa võid ennast häälestada selliselt, et ebaõnnestumisele on ju. Mis nad on pannud tähele ka, et vaata see stardipauku käib. Et nad on eelnevalt, mulle klientil on ütlenud, et vaata, kui sa startid, ma ei tea, kas ärevus, mis on sisse tulnud, et nad ei ole saanud nagu see koondse õigel ajal minema. Aga sa ütlesid, et peal teraapiat on tähelde pannud, et nad saavad täpselt õigel ajal minema. Et seda on nagu märgatud nagu väga palju. Ja need on need väiksed detailid, mis tegelikult lõpuks siis loevad. Täpselt, jah. Okei. Tuleme korraks selle juurde tagasi, et sa oled ise kogenud läbipõlemist nii ettevõtja kui juhina. Sinu juurde on jõudnud inimesed, kes on kogenud seda sama tugevat läbipõlemist. Tuleme natuke selles mõttes sügavamalt selle teema juurde. Kui ma näiteks nüüd võtame seda rolli, et ma olen ise ettevõtja, juht, tunnen, et ma ei ole enam nii produktiivne, nii efektiivne, kui kõik on nii palju ja ma võib-olla kahtlustan või tunnen, et võib-olla on ka läbi põlenud. Kuulen nüüd seda
podcasti ja tekib huvi, et tahaks tulla seal mere biofeedback teraapiat proovima. Kuidas see siis mind täpselt aidata saaks? Mis ka kõige alguses, kui me rääkisime, et meil on, ongi, et ühe päeval tahame jõuda 2 päeva asjad ära. Yeah. Ja ongi vaja seda. Et siis tegelikult need samad mõtted jäävad meil kogu aeg ketrama pähe ringi, et me peame kõike jõudma. Et esiteks need panevadki just tagasisidena, mida nad on andnud, et kuidagi, nad saavad nagu rahulikum oleku. Et see on isegi üllatavad, et kui peale teraapia ust enamus, kes ukses välja, kuidas see nii vaikne võib olla. Et nad pole harjunud, kes on nagu siuke kummaline võõras nagu vaikus on peas. Et see on nagu see, aga samas on nagu väga hea tunne. Yeah. Et see vaikus ja no siis toome jälle see selgus, et mida nad panevad tähele kohe, et kiiremad otsused, kiiremad ideed, lahendused, kõik läheb nagu ludinal. Aga siin on ka nagu väike oht. Ma alati ütlen nendele, et püüdke hakata asju vähendama või panna sinna järjekorda, mis on oluline ja lükata need ebaolulised asjad, aga mida nad on tagasi sisestanud, et kuidagi asi läks nagu väga hästi ja need ideed ja kõik lahendused tulid, nad võtsid rohkem, aga selle asemel, et vähendada, nad kasutasid, et see nagu see potentsiaal läks nii tugevaks, et võtaks kohe rohkem, et me ei tea, võib-olla järgmine päev ei ole seda potentsiaali nii palju. Ja siis nad ikka jõuavad väga kiiresti sinna, kui nad teise teraapiasse tagasi tulevad, et jah, kõik läks väga hästi, aga võtsin veel rohkem asju. Kurnas veel läbi. Siis ma sain ka aru, et see on nagu selline kerge nagu ka, et vaata, kus sul on juba mälupulk on puhas, rämpsus viirustes, siis see ongi see selgus, otsused, ideed, lahendused. Ja siis sa tunned, et sa oled nagu seal ka flows, nagu voolavuses ja siis sa mõtled, et ma kasutan seda ära, et ma võtan rohkem ja kuna kõik asjad lähevad hästi. No siis mingil ajal, siis kahjuks, et see enesekontroll. Nad saavad ka aru mõttetu, lollus, et nad ei lähe enam mingi kaasa sihukeste mõttetute asjadesse, et nad saavad nagu öelda, et see on energia raiskamine. Miks ma raiskan, see on see enesega, miks ma raiskan oma seda energiat sellele, kus ei anna mitte midagi. Nad kuidagi lähevad nagu otsa sinna eesmärgi poole. Et see on niimoodi, et nad ei pane enam neid väikseid sitse-satse seal tähelega. Ja stressitaluvus ka. Läbi selle tegelikult tuleb stressitaluvus ka, kus on enesekontroll ja on selgus, siis on ka läbi selle on parem stressitaluvus. Aga endale vaba aja võtmine, see võtab natuke kauem aega. Seda sagedust on rohkem. Ja, seal on jah, et nad jõuavad selleni natuke hiljem, et laupäev vabaks teha või niimoodi, aga ta hakkab tasapidi tulema. Aga jah, see ongi, et seepärast nad on, ma sain nendest ka aru, seepärast ma ise olin täpselt samamoodi, võtavad kogu korravrattas ja sa võtad, et sa peab vastutus, et seal on nagu see väga suur vastutus ka, vastutad teiste inimeste eest, töötajate eest ja siis sa kuidagi nagu ei saa sealt rattast välja, et sa saad rattast välja tasa ja targu, hakkad tegema neid muutusi sisse. Et siis see tuleb ja siis ongi nagu see, ja paned endale täpselt paika, ka see tuleb öelda ei. Et ei, ma olen väsinud, seepärast me ikkagi kipume, seal tuleb, et ma võtan veel selle ja tolle, jah, küll ma jõuan seda ka ja siis ma jõuan veel seda ka, et seal tuleb see ei ütlemine. See on ka hästi tähtis, sest kui me liiga palju võtame ja liiga palju kogu aeg teeme, ennast ei toeta, ennast ei kuidagi lõdvesta, ei rahusta, siis tegelikult see kurnatus tuleb väga kiirelt ja tuleb see läbi põlema. Et mina olen väga ilusti öelnud, et alati on nad teretulnud ja oodatud, kui nad näevad, et nad mitte midagi muuta ei saa, et siis nad tulevad jälle mälupulga puhastus ja mis selle välja ja siis kui jälle tunnevad, jälle mälupulk saab täis, et siis jälle ja mis siis ikka Et kui elus midagi muuta ei saa, siis on olemas ju võimalus. Jah, ei selles mõttes teises küljest, kui sul see meeldib see stiil, et olla ettevõtja, hästi palju erinevaid asju luua, teha, toimetada, siis tegelikult on lihtsalt, ja sul, sa naudid seda, ja siis on tegelikult üks teraapialiikus, on võimalik lihtsalt nagu veits kuuks ajaks maha rahustada, et siis jälle sama hooga edasi minna, et siis ongi see, et käidki lihtsalt rahulikult stabiilselt ja see on nagu see hügieen. Jah, hügieen. Vist vahepeal tõmbad mälupuha puhtaks ja siis lähed jälle 6 aega paned potentsiaaliga. Tahaks seda täie põhuks. Ja on ka kliente, kes tahabki kogu aeg olla see maksimumi. Et ta ei oota sõnaga sinna 3, 4, 5, 6 kuud või pool aastat, sõnaga, et ta tahab olla kogu aeg maksimum potentsiaalis. See on nende valik. Jah, siis inimesel enda valik on ja käib nii, kuidas sobib. Okei.
Väga selge. Nüüd küsiksin sellise natuke teistsuguse nurga alt ka, et kui nüüd meie vaatajate ja kuulajate seas on inimene, kes nii-öelda vaikselt sisemiselt kannatab, aga näiteks ei julge või ei tea, kuidas ennast aidata, missugust nõuannet sa annaksid talle? No vaata, see vaikne kannatus ongi sageli et on raske, aga siis ikkagi tuleb otsida abi. Et ikkagi tuleb otsida abi, et mõnikord me ei julge või tunneme ennast ebamugavalt, aga tegelikult me ei pea üksi kannatama. Et ikka me peame nagu, ja siis samamoodi peame tunnistama endale, sest mõnikord me ei tahagi tunnistada, seepärast see tundub ühesõnaga, et see oleks nagu nõrkus ühesõnaga tunnistada, et ikka julgudes endale tunnistada ka seda ausalt, et mulle ei ole hästi. Sest muidu me matame selle kõik maha niimoodi. Ja siis jah, et muidu kui me matame maha, ühesõnaga, siis ta tegelikult läheb aina ühesõnaga, et halvemaks ja halvemaks, et see olukord, et ikkagi jah, abi otsimine on tarkus, mitte nõrkus. Tuleb nagu selles osas ja siis tulebki alustada kas või ühest inimest, kas leida sõber või tuttav või mingi terapeut, et kellele saab lihtsalt öelda, et mul on praegu raske olla, ühesõnaga, et ma vajan nagu abi või rääkimist, et sellest isegi saaks nagu asja alguse, et leida endale inimese, kellega rääkida, aga kui on juba nagu väga pikalt oltud ja siis on juba et kes on juba läinud juba vaikselt nagu kerge psühhoosi või mis iganes, et siis ikkagi on vaja psühholoogi ja arstiabi juba. Et see kõik sõltub selles, et missuguses staadiumis ta on. Sest mõnikord on niimoodi, et lihtsalt hoitakse enda sisse ja siis läheb aina suuremaks ja suuremaks, et siis on juba et sellest lihtsalt kellegile rääkida või terapeudi leida, siis on liiga vähe. Siis on vaja professionaal. Jah, ikka öeldakse, et jagatud mure on ikkagi pool muret. Täpselt, jah. Väga hea. Aga kas sinu elus on endal mingisugused metoodikad, kuidas ise ennast hoiad igapäevaselt või siis iga nädalat? Liikumine, minul on jalutamine, ma ei käi spordisaalis, aga püüan ikkagi et liikuda, jalutada, et see on nagu väga oluline, loomulikult talve ajal nagu eriti võimalust seda ei ole, aga ikkagi püüan ja loomulikult toitumise suhtes ka, et ikkagi jälgin, et mida süüa ja vee joomine. Et need on nagu 3 oluliselt asja ka, mis on, et kui me räägime see emotsionaalsuse osas, et vaimse tervise osas ja siis meditatsioon, minul on teistmoodi, et mulle meeldib ühesõnaga lihtsalt hea vaikne muusika ja pime tuba ja siis ma lähen sinna muusika sisse, et see on nagu see ja tänulikkuse praktiseerimist ikkagi on enne magaminekut. Et see kusjuures, et ma püüan, et võib-olla 3 asja leida päeva jooksul, mõnikord 5 asja on nagu liiga palju, et millele või kellele tänulikkus olla, et siis ma nagu tunnen ka seda, et kui ma praktiseerin seda enne magaminekut, ja siis on nagu väga hea nagu mõnus uni tuleb ka. Et nagu ka omamoodi nagu pingelangusena. Et lähed siukse hea enesetundega magama. Jah, une sisse, et annab nagu parema une ka. Jah, tõsi. Kui sa oled pingena või sellise negatiivse mõtte. Ja murestamisega. Sa oled terve uni, või terve öö on selline sama sagedus, et kogu aeg selline pingestatud seisund on. Ja siis loomulikult on see sotsiaalne ühendus ka, et ikkagi sotsiaalse ühendused mul on ikkagi sõbrannad ja tuttavad sugulased, kes on nagu humoorikad, mängulised, et mulle just nagu meeldib see humoorikas ja mänguline ja mul meeldib ka see, et nad on need, kes nad on. Nad ei mängi seda, et see kõik on nagu see ehe. Ja siis on ja meeldib ka, et me suudame ikkagi ennast ka naerda, oma vigu naerda. Ja visata ka nalja teistele oma vigade, me oleme lihtsalt sellised nagu me oleme. Nendega on nagu siis hea kerge nagu olla. Et ikkagi see sotsiaalne osa on nagu väga oluline.
ja ise ma alati ka ütlen ka oma klientidele, et tuleb leida endale sõbrad, tuttavad, ja kui nad on sellised humoorikad ja positiivsed, et need sõbrad, tuttavad on siis meie varandus ja meie ravimid. Et mida rohkem meil neil on, seda tervem me oleme ja seda rikkamad me oleme, et kui me tahame midagi koguda, siis me peame koguma neid inimesi enda ümberga. Väga ilusti öeldud. Ja piirid. Jälle tuleb see piirid ja puhkus, seepärast aeg-ajalt nagu lähevad ikkagi meil siis nagu peame ikkagi kontrollima, seepärast et tahaks jälle kedagi aidata või mis iganes sõnaga ja peame aru saama, et kui me ikkagi oleme väga väsinud ja juba väga võivatud, et jälle ei ütlemine. Et ei ütlemine, et me saaksime ikkagi nagu puhata. Aga mitte nii, et me tormame jälle kellegi appi ja kusjuures ise teikus vajame nagu puhkust ka. Ja siis kindlasti ka loovus, sõnaga vaata, minu jaoks on loovus kõik see käsitöö, ma ise ka see nikerdan endale, siin on ka ehe mul tehtud midagi või midagi endale, et lihtsalt midagi teha loomingulist, luua midagi ja luua seda, mis endale meeldib, et see ei pruugi nagu teistele meeldida, aga just, et mis nagu endale nagu meeldib, et seda tuleb kõike natukene sisse võtta. Just see kätega sõnaga tegemine midagi ka. Ja loodus on harmoonia. Samamoodi ka. Et meeldib matkamised, meeldivad kõiki, mis on telkimised, looduses ööbimine ja see osaga. Sa ühendust oma selle, kus sa nii tulid? Täpselt, jah, täpselt. See on ka nagu kõige parem tasakaalustamine. Kui me räägime mediteerimine, et mul väga palju kliendid ütlevad, et nad ei suuda mediteerida, aga lihtsalt looduses rahulikult jalutada, nautida, see on see osa, kus nad saavad sellest laetud ka. Ehk siis täpselt kõlasin täpselt see, et üks asi, elu peab olema fun, nagu sa su mood oled näiteks. Ja on baasvajadused, ehk siis kõik see, et magad, sööd hästi, jood, siis sotsiaalne suhtlus. Jah, täpselt. Peamised asjad aina. Kas su elus on ka mingi selline, lisaks muidugi selle mere biofeedbackile, mõni situatsioon või asi, raamat, koolitus või kursus, mis on sinu jaoks mingisugust perspektiivi muutust toonud? Noores peast ma olen lugenud on Carlos Castaneda sari. See oli koosnud väga paljudest raamatutest ja siis selle ajal oli see nagu väga põnev ja mida ma selle sarjast siis endale nagu kaasa võtsin. Minu jaoks oligi nagu see, et mis mul nagu oli väga huvitav, et seal oligi, et tema on ütelnud, et inimesel on 4 vaenlast. Hirm, selgus, jõud ja vanadus. Ja loomulikult see kõige esimene, kõige suurem vaenlane on see hirm, kus me kinni jääme. Ja seepärast me vaatame oma klientidele ka, et ikkagi kui enamuse esimene on see hirmu osas ja kuidas ma ise siis olen, sest minul on nagu see ongi need hirm tundmatuse ees, vaata ongi nagu see, et kui me ei tea ja see on enamustel ongi nagu see ongi see hirm kõige suurem vaenlus, et me tahame kõik oleks turvaline tuntud ka. Ja see on läbi õppimise, seepärast, et see ongi nagu see osa, et vaata, mida rohkem me õpime, see on nagu uusi asju ja alguses on see uue asja juures on nagu aukartus ja et ei tea, et kas me saame hakkama ja nii edasi ja siis on see hirmu ületamine, et sa tead, et alati minu jaoks ongi, et ma tean, et ma alati saan hakkama ja et kui ma õpin, et mul ei ole seda hirmu nagu tundmatuse ees ja seda ma ka õppisingi läbi selle Castanedo, et mis ta ütles, et kui me tahaksime üldse edasi liikuda, siis me peame ületama selle esimese vaenlase on hirmud, et saaksime nagu edasi liikuda ja siis tuleb see teine sõnaga vaenlase liigne selgus ja enesekindlus, et siis on ma tean ju kõike ja ma olen ju kõike õppinud ja mul pole vaja enam üldse midagi õppida, et ma tean. Et siis on nagu see jälle see, et kus me jääme jälle kinni. Et siis me enam ei õpi edasi, kuna me oleme kõige targem ja maailma naba ja me teame kõike, et siis on see teine vaenlane, et kus me peame siis ületama endale seda liigset selgust ja liigsed enesekindluse, seepärast, et see ongi siis läbi selle, kui meil on, me oleme piiratud mõtlemine. Ja siis tekib see enesekesksus, ja kui me siis jõuame selle, et võtame selle vastu, et me kogu aeg õpime ja kogu aeg on meile uut, et me ei saa olla, et kindel on kõik. Kindel on see, et mitte miski pole kindel. Et seal tuleb nagu see osa, et siis alati õpid juurde. Et siis oled nagu avatud juurde õppimisele ja siis, kui me oleme siis
ületanud siis selle vaenlase, mis on see selgus ja kindlus, siis tuleb siis, nad nimetavad Castanedas, see on kõige suurem vaenlane on jõud. Okay. See on power. See on nagu see inner power, et seal ütlevadki, et see ongi vaenlastest kõige tugevam ka, et siis me muutume jäigaks juba, ja siis me tahame allutada oma siis selle poweriga kõik enda järgi. Okay, yeah. Ja siis kui me, siis tähendab ka seda, et siis me ei kontrolli enam enda jõudu. Ja siis me muutume egoistlikuks ja nii on ja kõik ja must ja valge ja nii edasi. Ja surume oma sellesse teesse. Täpselt, et nii peab niimoodi olema. No seal on jälle see, et siis tuleb, seda saab nagu võita siis enesekontrolliga. Et nagu vaatled ja saad aru, et seda asjas nagu vaatleja positsioonis, et sa ei pea inimesi maha tallama või asju nagu piukse põrmuks tegema, et oled seal nagu vaatleja positsiooni jäämine. See on siis selle võitlus. Ja siis 4. on siis vanadus. Võtta, kui vanad inimesed on, ma olen nii vaene ja mis mina enam jaksan ja et juba siis vanadus on siis see, et inimene juba annab alla, et ma niikuinii midagi ei tee, ma olen vana ja nii edasi, aga seal tuleb jälle võtta seda, et ikkagi eesmärgidele panna, mida sa tahaksid teha ja mis paneks sul silma särama, et mitte seda, et vanadusse sinna kinni jääda. See vanadus on niikuinii paratamatu, aga ikkagi me peame nagu seda tegema ja meil peab olema eesmärgid, mis paneb meil silma särama. Et see on see, mida ma siis selle Castanedo raamatute järgi, kusjuures, et kui ma lugesin ja ma siis mõtlisin, ma olen neid nagu 2-3 korda lugenud, aga siis kui ma hakkasin analüüsima, et tegelikult ma olengi nagu need etapid endal kõik läbi teid. Et ma olen ka nagu siis seda, et nüüd ma alles sain aru, et kui ma nagu vaatlesin seda, et ma olen need etapid läbi teinud. Aga jah, ja siis mõnikord vaatan ka nagu oma tuttavaid, et kuhu nad kinni on jääd. Et see on nagu ka põnev nagu vaadata, et kus nad on selles arengufaasis kinni jääd. Aga see ongi meie teekond. See on igaühe teekond, on ju. Et see ongi meie teekond. Okay, see on väga innustav ja väga hea nii-öelda siis nõuanne või kuidagi siis avastus, mis sa leidsid enda kohta. Väga hea. Tuleme su igapäevaellu. Kui rääkides erinevatest tegevustest, mis on mingisugune tegevus, mida mitte kunagi ei teeks? Mul oli Ameerika abikaasa oli siis golfiõpetaja ja ma tean, et pallimängudes, et pole mõtet ühesõnaga minna üldse ligi lasta, et siis saab keegi surma. Ja siis ma kujutasin ette, et kui ta õpetab mul golfi mängima ja siis see golfipall tuleb ju nii suure hooga ja siis ta tahtis mind väga õpetada. Ma ütlesin, et ei ole mõtet õpetada, sellepärast, et kui sa mind õpetad, siis et siis võib keegi surma saada. Et golfimäng minu jaoks on kõige ohtlikum mäng. Nii et jah, et see golf jäi mängimata. Ühesõnaga, mitte kunagi golfi ei mängi. Aga on äkki mingisugune, või kas siis, kui sa seda näiteks üldse ei teeks, aga on mingi tegevus, mida sa hea meelega alati teeks? Hea meelega alati teeks. Mis mulle nagu väga meeldib keegli mängimist, sest ma ise avastasin seda, et ma ütlesin, ma palli mängides olen väga kehvaline, niimoodi, et kardan, et kõik saavad surma ja lenda palesse kohta, mis iganes. Siis ma avastasin enda jaoks nagu keegli. Et see on ka täitsa juhuslikult, et enne ma polnud praktiseerinud ja kui ma läksin ühesõnaga sinna ja mõtlesin alguses, et mul ei kuku kuidagi välja, aga siis ma ise ka ennast üllatud. Et keegel kukkus väga hästi välja. Aga ikkagi alati leiab mingisuguse hobi või viisi, mis nagu täiesti ootamatult kuskilt tulevad, see on tegelikult päris naudid. Mõnikord mõned asjad tulevad, kui sa ennem ei ole nagu proovinud. Siis sa proovid ära ja siis ise ka üllatud. Või tuleb proovida. Tuleb proovida, elu peab kogu aeg lihtsalt olema muutuses ja kogu aeg proovima uusi asju. Tuleme korraks ka sellise tööpäeva, igapäevaellu siis on ju. Kas sinu jaoks on juhtunud oma karjääri jooksul mingi moment, mis on nagu, mis on hästi naljakas juhtun? Mul oli Holistic Instituudis
siis, kui ma käisin Ameerika Eesti vaataja korra kvartalis ja tavaliselt oligi, ma olin siis 3 nädalat, võtsin tihedalt kliente vastu esmaspäevast reedeni ja siis oli mul 10-minutised ainult pausid. Nii et praegust on meil kõikidel pooletunnised pausid, aga siin ma pidin hästi kiiresti, et mul ei olnud aega pikka pause teha. Ja siis tavaliselt Holistika Instituudis oli siis ees koridoris, kus ootasid inimesed, ootasid oma terapeute ja siis ma läksin selle jooksuga kiiruga ja siis küsisin, kes on Ülle juurde, aga siis oli seal üks meesterahvas, et ta mul tundus ta nagu noogutas. Ja siis ma kohe võtsin ta peale ja siis ühendasin teraapiakabinetist anduritega ära, aga ta ei saanud üldse aru, mida tehakse, et ta ei julgenud küsida ka, ta oli väga viisakas ja siis ta tahtis mulle küsida, et ma sain aru, et ma tulin siia rääkima endast ja siis ma talle ütlesin, no ei, sina ei räägi siin küll mitte midagi endast, et mina räägin sinust. Siis ta ei saanud üldse midagi aru, oli seal siukse üllatunud näoga, siis ma hakkasin juba tal tuvastama stressorid, ma arvan, et ta oli kuskil 10 minutit juba. Otsisin, ma juba räägin, ma ütlesin, et tema ei räägi üldse mitte midagi, mina räägin ja siis koputati mul kabineti ukse peale ja siis öeldi, et Ülle, et su klient istub seal ees. Ja siis ma vaatasin talle otsa, kes sina oled? Siis ma sain aru, et ma olin seal eest ruumist võtnud siis üllegi terapeudi kliendi. Aga ta ei olnud selle vastu ka alguses. Tuli hea meelega. Aga siis mis siis ikka ühendasime ta lahti ja siis ma ütlesin, et kui ikka soovid tulevikus teraapiasse tulla, et siis sa juba tead, nägid seda algust, nii et ta oli väga vahva, aga hiljem ta tuli ka mulle ka teraapiasse. Jah, et ta pidi jõudma. Kuigi oli see alguses tal üllatus, aga ta pidi jõudma. Ja siis alati kolleegid ütlevad, et Ülle ära raba teiste kliente ära, et ikka küsi. Aga ma ütlesin, ma küsisin. Aga ta seda täpselt ei tead ka, kelle juurde ta tuleb. Ja mina ka täpselt mõtlesin, et kui Ülle juurde, siis Ülle juurde. Et see oli nagu väga humoorikas seik, et ja siis ma püüan ka jälgida, et ma teiste kliente rääjutada. See võis küll. Mehe vaates võis olla küll see päris hea. Kui me nüüd võtaks kõik kokku selles mõttes sinu elukogemuse, ka selle naljaka juhtumi, ka need, mida mitte kunagi ei teeks. Ja nüüd paneksime selle kõik raamatusse, kirjutamaks täna sinu autobiograafiat. Siis mis oleks selle biograafia nimi, kus eesmärk oleks naerma panna? Mina olen kunagi mingisugune, lapsepõlves ma väga meeldisid muinasjutud ja kuldkalakesed ja kuldkalakese soovid ja kui ma olen mõelnud nende peale, siis kui kuldkalakeste teemal oleks, et siis kuuldes minu soovi tegi kuldkalakene näo, et ta on surnud. Talle ei sobinud. Muidu kuldkalakesed tavaliselt täidavad 3 soovi, aga kui mina midagi soovin, siis ta teevad, et kuldkalakesed näo, et tema on surnud, et tema ei kuule seda. Et see läheb täiesti teises suunas. Okei, see on päris hea. Ma siis ootan küll seda kaanepilti, kuldkala ja siis Ülle räägib ja siis kuldkala teeb nagu, et tema ei tea midagi. Väga lahe. Kui sul oleks praegust võimalus rääkida ükskõik mis teemadel, sügavatel, mitte nii sügavatel, ükskõik kellega, kas siis ajaloolise tegelasega või väljamõeldud tegelasega või ka muidugi praegus elavatest inimestest on ju, siis kes see võiks olla ja mis teemadel? Mulle meeldib on Viktor Frankl ja Viktor Frankl on siis koonduslaagri üle elanud psühhiaater. Ja Eestis on ilmunud ka raamat, kus ta on autor ja see raamatu pealkiri on ja siiski tahta elada. Ja mis mul ta on väga palju läbi kogenud ja seal raamatuts räägib ka oma kogemusi ja tema põhipoint on seal, et kui mis iganes rasketes tingimustes, et kõige olulisem on elu mõtte leidmine. Saate meie kogu aeg arvame, et on nauding ja tegelikult on elu mõtte leidmine. Ja siis
ja minu jaoks ka, et kui ma siis, et noh, kui ma käest nagu küsiksin, siis samamoodi küsiksin, et miks mõned inimesed leiavad kannatuses mõtte ja elumõtte leidmise ja tugevused, aga teised murduvad. See on väga sügav jah, sest kui sul igal ühel on ikkagi mingit sihti või mingi elumõtet vaja, see hoiab neid nagu sellises tegevuses või toimetamises on, et siis on nagu see siht. Ükski nii-öelda kas siis kannatus või takistus ei tõmba sind kuidagi rajalt maha, vaid ta oli ikkagi nagu... Lähed oma sihiga. Oma sihiga. Täpselt. Et see peab, ütleme, see on see sisemine tugevus. Et see on nagu see sisemine tugevus, et siis sa ei näe neid väliseid asju, vaid sul on oma sisemine tugevus, sisemine siht, sisemised unistused. Et see on nagu, noh, et väga oluline. Väga sügav. Aitäh. Viimane küsimus. Mis on sinu jaoks sisemine rahu ja sisemine õnn? Sisemine rahu on, et noh, minu jaoks on see aktsepteerimine, aktsepteerida reaalsust sellisena, nagu ta on. Et see on nagu see, et ei ole vaja võidelda, lihtsalt aktsepteerimine. Ja see aktsepteerimine toob mulle nagu see sisemise rahu. Võtta inimesi olukordasi, nii nagu on. Ja sisemine õnn? Sisemine õnn, et märgata, minu jaoks on ka see, et märgata lihtsaid asju. Ongi nii, et ja tunda ka rõõmu lihtsates väikestes asjades nagu päikene, siis lilled, ostan ta lilled, nautida lilli, aga siis võib-olla hea kook või hea kohvi, et just nagu väiksest asjadest. Et sealt algab tegelikult see sisemine õnn. Väga ilus. Väga kaunis. Aitäh sulle üle jagamast, inspireerimast meid. Sul on olnud väga lahe teekond ja ma usun, et see jätkab endiselt, liigub edasi. Ootan seda autobiograafiat. Ta kulkala. Ja aitäh teile, head kuulajad, vaatajad, et olite meiega teises episoodis. Taaskord, kui te tunnete nendel teemadel ennast ära või tekkis huvi, mis see merbiofeedback täpsemalt on, tahaks seda enda nahal ära proovida, siis meie uksed on teile avatud. Rohkem infot meie kohta leiab meie kodulehelt lifekeskus.ee. Meil on saadaval ka Instagramis ja Facebookis, samamoodi lifekeskus.ee. Saate meid jälgida, vaadata. Ja järgmises saates on meil juba külas uus terapeut, kes räägib oma kogemustest. Seni aga hoidke ennast, leidke aeg iseendale, oma lähedastele ja näeme uues osas. Kohtumiseni. Kohtumiseni.